siiamaani sind tituleeritakse Kirsti Timmeri tütreks või sa nüüd oled juba Merili Timmer? Ei, Merili Timmer ikka. Seda ei ole ammu enam selles mõttes, et ma arvan, et sellest ajast saati, kui ma tuleproovi võitsin, siis ei ole enam ammu seda, et Kirsti Timmeri tütar. Aga lapsena pigem oli see, et nagu, kui sa koolis olid, siis oli see, et sa oled Kirsti Timmeri tütar on ju? Muidugi. Okei, vaata, mul käis ka podcastis käis ema külas ja meie rääkisime sellest, kuidas meie suhe oli mingi teatud vanuseni. Kuidagi see suhe emaga, ema tähtsus on nagu hästi huvitav, kuidas see ajas muutub. Kuidas teil emaga oli see nagu lähedus ja kaugus ja ema olulisus? Minu jaoks on ema olnud alati selles mõttes minu parem käsi. Alati paremal käel. Mitte sina tema parem käsi, aga tema sinu parem käsi. Ma arvan, et mõlemad pidi selles mõttes, et ta on olnud mulle terve elu minu kõige lähedasem inimene, minu kõige parem sõbranna ja inimene, kes tegelikult õpetas mulle hästi seda julgust rääkida, kui midagi elus on kehvasti. Kui midagi juhtub. Ehk siis seda ausust, et kui ma keeran mingi jama kokku ja räägin ise algusest peale kohe ära, et sükasi juhtus, ma sain sükse jamaga hakkama, siis ei ole kunagi pahandust. Mul on täpselt samasugune kogemus emaga ja ma usun täpselt samamoodi, et see on fundamentaalselt nii oluline. See julgus, et isegi kui sa teed midagi halvasti, et sa ei hakka valetama, sest tegelikult, kui ma analüüsin noorena oma sõbrannade suhteid, nad tegid ikka kõiki neid samu asju, mida mina, selle vahega, et nemad valetasid, et nad on kuskil, ma ei tea, sõbranna juures külas, tegelikult kui ma olime kuskil, ma ei tea, millise Bemmi taga. Tegelikult ma valetan, ma olin täisnohik koolis ausalt. Aga ma tahan, et see podcast aitaks inimestel oma vanematega suhted korda saada ja kuna ma alustasin esimene episood sellest, et minul läks elus kõik lappama, sa nägid ka seda, sellepärast, et mul ei olnud oma vanematega asjad korras. Mis oleks sinu kui ühe tuntud Eesti tütre, teil on emaga nagu väga avalik ja äge suhe, mis oleks see nipp, kuidas oma emaga asjad korda saada või millal on käes see piir, kui asja enam korda ei saa? Vaata, mul on selle asja koha pealt täiesti kardinaalselt teine suhtumine. Et minu suhtumine on see, et sa ei ole tegelikult kohustatud oma vanematega suhtlema üleüldse. Kui sinu vanematega suhe mõjub sulle kahjulikult, siis sa ei ole kohustatud seda tegema, sest et vaata, kõik vanemad ei ole sündinud vanemateks. Küll aga, kui on tekkinud see olukord, et mingil põhjusel on need suhted läinud untsu, kui need tegelikult on kogu aeg okeid olnud, on ju, siis ees otsas... Aga kas see on üldse võimalik, et läheb untsu või on nagu algusest peale on tegelikult untsus? Mingisugune dünaamika on vale? Ei pruugi. Elus võib juhtuda selliseid sündmusi sul lihtsalt, mis keerab sul kõikide inimestega näiteks suhted untsu lihtsalt, sest et sa ei ole ise endaga rahul. Kui sa ole endaga rahul, kuidas saavad teised sinuga rahul olla nii-öelda, on ju? Et see moment lihtsalt see endale otsa vaatamine, sest et kui tekib see koht elus, kus sa hakkad näpuga näitama teiste poole, siis 4 näitavad alati sinu enda pihta. Ka see vanemate süüdistamine, ma näen seda oma töös ju tegelikult igapäevaselt, on ju, et seda vanemate süüdistamist tohutult. Ja kas siis automaatselt võetakse ka ohvri roll, on ju? Kas teiste süüdistamine võrdub ohvri roll? Ma ei saa sinna panna, et ta on reegel, on ju. Et ta ei ole ju reegel selles mõttes, et seal ta võib olla, ta ei pruugi olla, see sõltub olukorrast igal inimesel, aga küll ma suunan ikkagi selle mõtte juurde alati tagasi, et kui sa hakkad näpuga näitama, 4 näitavad sinu enda pihta, vaata kõigepealt endale otsa, analüüsi ennast läbi ja kui sa leiad sealt ikkagi selle, et sul on liiga tehtud, siis on see nüüd lahendamise koht, on ju. Millisel hetkel on sulle liiga tehtud? Kas siis, kui sa ise tunned või kuidas seda nagu mingit piiri seada, et mu vanemad on toksik või see, et ma olen ise süüdi? Kust see sinu jaoks jookseb? Mul ei ole oma vanematega otseselt sellist võib-olla suhet olnud, kus oleks selline süüdistamine. Ma olen tänaseks nii palju sellest nagu aru saanud selles mõttes. Toksik, ma arvan, et ainuke, kes sai olla, olin mina ise enda suhtes ja see keeras väga palju asju nagu untsu. Et kui on olnud keerulised perioodid, on ju, et selles mõttes kõigil on seda oma vanematega mingis vanuses, on ju, see on mingisugune jonni periood, see on teismelise periood, see on 20-ndates, ta käib läbi mingil hetkel, on ju, kus sa ikkagi oled see kõige targem, aga need on need õppetunnid, mis sul tuleb läbi teha tõenäoliselt, et ise olla ühel päeval väga hea vanem.
Kas lapsed süüdistavad sellepärast iseennast, et nad võtavad eeskujuks oma vanemad, kes samamoodi süüdistavad teisi, ega võta nagu vastutust? Kuidas sa oma töös ja inimeste puhul näed? Lapsed, kes konkreetselt ennast ikkagi süüdistavad või oma vanemaid, noh, see jällegi me jõuame sinna, et ta sõltub sellest olukorrast, on ju, et laps, aga kes ennast nagu tõsiselt süüdistab näiteks seda, et ma olen süüdi, et minu isa ei taha minuga aega veeta või minu ema ei taha minuga aega veeta, on ju, siis see on üldjoontes ikkagi see, et vanemad ei ole leidnud oma laste jaoks aega ja sealt tuleb välja see, et laps arvab, et ta ei ole seda armastust väärt. No, mis on tegelikult päris kurb, on ju, see on väga kurb dünaamika, mida me näeme väga palju. Kui sinu juures käivad kliendid, milliste muredega nad kõige rohkem sinu juurde pöörduvad? Sest tegelikult sa saad nii kena läbilõike kogu ühiskonnast. Reaalselt, mis on Eesti inimeste probleemid? Proovin sulle võtta mingisugused sellised, ütleme, 5 põhilist on kindlasti suhtedeks, mis on väga tavaline. Suhted kellega? Suhted üldjoontes on need paarisuhted, aga kindlasti ka suhted vanematega ja vot see, kus on mindud tülli niimoodi, et ema ja tütar näiteks ei suhtle oma vahel enam juba aastaid, on ju, siis see tekitab nagu tõsiselt küsimuse. Kes peaks pöörduma, et suhet taastada? Kes tegelikult on siis liiga kellele teinud. Aga kui mõlemad tunnevad, et kumbki pole liiga teinud? Siis ma soovitan, et minge teraapiasse. Minge kas eraldi, aga et ennast läbi analüüsida. Aga kui ma vastan su küsimusele, et meil on suhted, on ju, tervis, töö, pärandi teemad kindlasti, väga levinud. Issand, sa räägid nagu juurast, täpselt samad probleemid, elatis. Ja siis on, ma ütleks 5. võib-olla on inimesed, kes on oma kodudega hädas lihtsalt, kus toimuvad mingisugused tegevused, millele enam ei leia seletust. Kas see 5 ei baseeru eelmisele 4 kuidagi omakorda või? Ja kui need inimesed sinu juurde oma probleemidega tulevad, mida siis keskmine inimene ootab nõialt, selgeltnägijalt? Lahendust. Ja need inimesed jagunevad konkreetselt 2. On need inimesed, kes on tulnud sellepärast, et ma pusin ja ma ei leia seda lahendust, et aita mind nagu natukene nagu edasi siit kohast, on ju. Ja siis on need inimesed, kes istuvad maha ja tahavad saada, anna mulle hõbekandikul nüüd, palun, tee mu elu korda, anna korras elu mulle vastu. No, ei saa. Et kõik ikkagi baseerub sellele, et pead ise kuskilt alustama ja ma aitan sind edasi, kui sa jääd nagu kuskil hätta. Aga seda hõbekandikul nõiavitsa ei ole olemas. Vaata, see on alati tore, et inimesed tahavad ennast aidata ja see on kuidagi, ma arvan, kõige olulisem baas on see, et sa saad aru, et mul on mure. Mina soovitaks parimal juhul panna täpselt kirja, mis mured sul on. Näiteks mina eelmisel kevadel panin kirja, mis on mured mu elus. Ehk siis ma olin ülekaalus. Mul ei olnud vanematega suhted korras, mul ei olnud ühtegi sõbrannat, mul ei olnud mitte ühtegi meest ja ma panin kõik need asjad kirja. Kas keegi teine tuleb ka sinu juurde nagu mingi listiga? Muidugi. Ma palun ette valmistada. Hakkaks nagu pihta nagu kust kohast, aga kas nad siis ootavad vastust nagu kaartidest kuidagi või? Kindlasti seda ka, aga minu vastuvõtud ongi üles ehitatud küsimus-vastus printsiibil, ehk siis sa pead ette valmistama 3 küsimust, et minu juurde üldse tulla. Niisama, et vaata mulle kaarte, ma ei viitsi, pane raadio mängima, see räägib sulle niisama asju, vaata. Mina ei viitsi niisama lobiseda selles mõttes, et mul on sõbrannasid küll. Et valmista ette, millega sa ei tule täna enam toime, millele sa ei leia enam vastuseid, miks need asjad niimoodi on mu elus, on ju, mis ma pean teisiti tegema, et ma tahan vastuseid saada, tahan edasi liikuda. Et see ettevalmistus on kindlasti oluline, see näitab ka seda, et inimene päriselt mõtlebki läbi, et miks ta tuleb, on ju. Et niisama aega täis tiksuda ei ole mõtet seal. No, mõtle ise näiteks, sul oli väga ilusti ju kõik välja kirjutatud, mis on sinu jaoks oluline, on ju, et miks need asjad on minu elus untsus, ma pean leidma mingi lahenduse nendele asjadele. Just, ja kui ma mõtlen tagasi, siis tegelikult kogu see, võib-olla ma ütleks selline 2 aastat kõige need avalikult kõige raskemad ajad minu elus, ma ei tunnistanud endale neid probleeme. Ja see probleemide, see nõiaring ja see pall läks nii palju suuremaks, et kui sa räägid, et sinu juurde tulevad nagu mingi 5 põhilise probleemiga inimesed, siis mina näen, et see on nagu doomino. Kõik läheb. Läks tervis, ma olin kogu aeg haige. Mul oli niimoodi, et 5 nädalat järjest kopsupõletik, 3 päeva terve ja ma olen haige. Nii, siis samamoodi sõbrannadega, meestega, kõikidega ja ennekõike iseendaga oli see suhe
nii õudne, aga ma surusin seda ainult kogu aeg maha ja mina näiteks võin öelda, ma pöördusin nagu alkoholi poole, et lihtsalt kuidagi nagu pääseda iseenda kehast välja ja ma põgenesin selle kõige eest, kuniks see lõpuks sai mind ikka kätte. Ja. See on see endaga võidu jooksmine. Muidugi, see on see endaga võidu jooksmine. Ja millal see juhtub nagu? Alkohol ju vaigistab. See on siis, kui täpselt see ongi see sama asi, kus näpp näitab kõigi teiste poole, aga neile enda poole ja ei taha vaadata sinna peeglisse. Tegelikult vaadata peeglisse ja tunnistada endale, et ma olen ise mingid asjad tuksi keeranud, on ju, siis see on väga raske. See on väga-väga raske selles mõttes, et ka minna sinna psühholoogi juurde ja öeldagi välja, on ju, paluda abi, et keegi aitaks mul jõuda nende õigete küsimusteni, õigete vastusteni seejärel üldse, aga et küsida endalt neid õigeid küsimusi üldse, see on väga raske tegelikult. Et eriti kui need olukorrad lähevad aina keerulisemaks, aina inetumaks. Kõik need asjad süvenevad, absoluutselt, lumepall, ma räägin. Ja kui mida inetumaks nad lähevad, seda vähem sa tahad ju endale otsa vaadata ja öelda, et kurat sina tegid, vaata. Täpselt, ja ma ei tahtnud isegi näiteks peeglisse vaadata lõpuks. Ma ei julgenud kodust väljas käia, kas sa saad aru? Ma ei julgenud piltide peal olla ja kuidagi tagasi mõeldes, nagu ma siiani, ma arvan, mingil määral, ma ei tea, ma ei ütle, et ma ei tulenud sellest välja, aga see oli lihtsalt nagu õppetund kogu eluks. Kas sul on ka olnud nagu mingisugune väga selline muidugi on nagu kõigil täielik nagu mis selle nimi on, nagu see mingi täielik auk nagu. Kui sa oled ikka kurdi kaelani sitas, nagu ma ikka konkreetselt kaelani. Ma olen samamoodi selles mõttes ikkagi teinud ise endale liiga. Ma arvan, et 20 oli minu elus selline periood, kus päris ikkagi jubedama. Kus käid läbi igasuguseid ämbreid ja mingisuguseid olukordi, kus hommikul ärkad üles ja mõtlen, miks see oli vajalik lihtsalt. Või täna, kui ma mõtlen tagasi mingitele inimsuhetele, mis mul oli, et mis inimesi ma omale ligi lasin. Ka meestega et mis inimesi ma omale ligi lasin, miks on ju. Siis täna ma saan väga hästi aru, miks ma lasin ja miks ma seda kõike tegin. Sarnased olite mingil määral? Kas sarnased või täna ma näen väga palju seda, kui palju see mulle tegelikult oma töös on kasuks tulnud, et ma olen käinud selliseid ämbreid läbi. Just. Ma tean, mis tunne see on sellises suhtes näiteks olla, kus kaaslane on sõltlane, on ju, olla see kaassõltlane seal. Ja kaassõltlane, vaata, ma tean, et just sellel määral, mul on ka olnud mehi, kes on olnud sõltlased, kaassõltlane sellel määral, et sa ei pea ise tarbima seda sama nagu toodangut, mida tema tarbib. Aga see näiteks, ma ütlen, et naised, teate, kus te saate aru, et teil on kaassõltuvus või? See käib neljapäeva õhtul, kui sul on ärevus, et homme on reede. Sul oli ka nii või, et sa tead, homme on reede, mis nüüd saab, sa nagu sa vihkad nädalavahetusest, sa kardad, mis nüüd on. Kas ta tõmbab tüli üles selleks, et ta saaks jooma minna või mida õudset ta veel suudab nagu nädalavahetusel korraldada ja siis pühapäeval sa oled nagu sellel nädalal pääsesin. Või kui sa tahad näiteks tööl olla kauem. Jah, et kas ta siis nagu murdub just? Edasi, et täna ma näen, et kõik need sellised, kõik suhted, kõik olukorrad, mis mul on olnud, on täna mind väga palju tugevamaks teinud ja oma töös ma oskan inimesi aidata palju rohkem. Et see on ka sama põhjus, mis ma läksin kunagi psühhoteraapiat õppima, et ma saaksin aru inimestest näiteks, keda on lapsena vägistatud. Et kuidagigi aidata neid paremini. Aga kõiki asju elus ma leian, et ei pea ise läbi tegema. Et selles mõttes selleks on meil kogemus nõustajad, kes mingil põhjusel elus on jõudnud mingitesse punktidesse. Mis on üldse vahe, no mitte vahe, aga milline inimene peaks pöörduma kogemusnõustaja juurde, milline inimene peaks pöörduma, ma ei tea, psühholoogi, psühhiaatri, nõia või ma ei tea, advokaadi poole. Mis nendest 5 nagu, mina valin selle viimase. Väga õige, et selle saab kõik ju ära lahterdada, et kui sul on tegelikult ikkagi diagnoositud vaimne häire, siis nõid ei tee sind terveks. Mina ei tee sind terveks mitte kunagi, ma ei oska sind aidata sellega selles mõttes. Küll, aga ma oskan sind võib-olla suunata, et otsi abi sealt, eks, et sellise nurga alt. Õigusküsimustes loomulikult ma saan vaadata, mis see tulemus tuleb sulle. Aga see, kuidas see tulemus tuleb, kuidas see täpselt kõik tuleb, see on ju advokaadi töö, mitte minu töö. Kas sul on kaardid kaasas muidu või? Siin hetkel ei ole, aga taga on. Aga jällegi aetakse väga palju, kus juures segamini selles mõttes, et ka eriti
äriga, kusjuures, kus mingeid asju jällegi ma saan vaadata, mis on tulemus, aga kuidas sa selleni nüüd üks-ühele jõuad. No, selleks on sul nõustajad, kes konkreetselt tegelevad äriga, ettevõtlusega, kõige sellega, on ju. Aga see läinud tänaseks päevaks väga segamini, sellepärast, et millest me ka just oma podcastis rääkisime, ei jõuta spetsialistide juurde, sest et neid on kas liiga vähe või nendel on kõigil ongi ajad nii täis, et inimesed ei jõua näiteks psühhiaatri või psühholoogi juurde ja ta tuleb nõia juurde selle jaoks, et natukenegi saaks kuskilt edasi liikuda. Okei. Aga mis siis juhtub, kui sa nii-öelda ennustad valesti? Kas see nagu nõidedel tuleb ka ju ette? Peab ju tulema? Ikka tuleb selles mõttes, et selliseid asju tuleb ka ette, sest et mina ütlen alati, miks ma olen siis selle nii-öelda väga palju välistanud, ehk siis maksimaalselt ma vaatan inimese aastat, mitte kaugemale. Inimene muudab väga palju asju ise. Ja vaatan ka selle nurga alt, et kuidas näiteks vältida mingeid olukordi, kui ma näen konkreetselt, et tead, kui sa teed selle väljasõidu sinna, on ju, sa teed selle autoga avarii ja sinuga on kõik. Mul on enda see olukord elus olnud, kus mulle ennustati selline asi. See annab sulle võimaluse see asi ära jätta. Aga kust kohast need vastused nagu reaalselt tulevad? Sest ma ütlen, et see ongi, ma olen siin ajakirjanikuna, see on täiesti personaalse religiooni küsimus ja me ei räägi praegu, ma ei tea, minu religioonist, aga kust need vastused nagu tulevad? Kaartidelt. Selleks ongi ju loodud. Ehk siis ta on toimiv süsteem, mis on üles ehitatud Raider Vaite põhine siis süsteem, kus ongi, ta jaguneb seal omaette süsteemideks, mis mida mille kõrval tähendab. Ja kui sul on käsi, mis seda tõmbab silmad, mida seda loevad, siis sa saad seda tõlgendada, eks. Ja seda kuidas sa seletad seda teistmoodi ära? See on Anne. Kui ma panen sulle need kaardid ette, ma arvan, et sa ei loe mulle seda, on ju. Sa paned mulle need kaardid ette, ma loen neid. Et see ongi see, et see Anne lihtsalt, eks. Samamoodi nagu ma ei tea, laulmine, kellel on see Anne, kellel ei ole, on ju. Kui keegi mul paluks laulda, siis ma arvan, me kõik jooksemist kohe minema. Aga kui palju sa teadlikult klienti nagu tema kehakeelt ja kuidagi ma tea lause ehitust ja kõike analüüsid? Oi, see on ju asi, mille põhjal ma näen kohe ära tegelikult, miks inimene on tulnud, kuidas ta on meelestatud. On ju, kui sa vaatad pilku või kuidagi, see ongi see loomulik tunnetus ja intelligents peab kindlalt olema, see ma olen täiesti päri. Sa näed ju seda tegelikult esimesest kirjast ära, kui inimene kirjutab mulle. Just. Et kas see kiri on tere, minu nimi on see, ma olen oma elus selles punktis, ma ei saa siit edasi, kas sa palun aitaksid mind, on sinu juurde võimalik tulla? Või siis on seal kirjas lihtsalt nagu seal samuses suhe. Aha. Et kõike näed lihtsalt selles mõttes. Sa näed ka selle põhjal, kuidas inimene näiteks uksest sisse tuleb, on ju. Kuidas ta on see, et inimesed kardavad, see on väga tavaline, on ju. Kuidas ta on ennast ette valmistanud? Mu lemmikud on alati sellised vanad prouad, kes tulevad, eakad prouad, kes tulevad niimoodi kamm kaasas, nad lähevad kõige peegli ette, kammivad oma juuksed ära, kõik sätivad, et nemad on nii kihvtid mu lemmikud täielikult. Ja ma olen ka näinud nagu neid endasid, kes tulevad, viskavad sulle lösakile oma ehitusriietega tooli peale ja siis on, räägi. Mida? Aga kas sa praegu, mida sa loeksid minu kehakeelest näiteks välja? Või sa vajad kaarte selle jaoks? Ei, ma ei vaja selle jaoks selles mõttes kaarte, et kui ma vaatan inimese kehakeelt, siis me oleme täna ka väga palju rääkinud selles mõttes, kus sa omadega täna oled, on ju. Et vaata, kui suured õppetunnid, selle koha pealt sa ei ole võib-olla hea näide, keda lugeda niiviisi, sest et sinu elu on olnud küllalt ka avalik. Aga vaadates seda, kust sa oled kõik nagu läbi käinud, siis ma olen ju näinud seda kõrvalt ja jälginud lihtsalt, et vot kus on ühel inimesel antud närvid. Aga samas ka pikad juhtmed, et kaua sa mingisse ämbrisse astud muudkui. Millisesse ämbrisse ma olen astunud? Mina tulen, et 2 ämbrit oli. Vot, et mingid ämbrid lihtsalt selles mõttes, et kus sa saad vastu näpp ära, aga millegi pärast inimesed pead veel saama. Isegi sa ei ole selles mõttes ju ainuke näide. Ma ei saa, millised ämbrid sa konkreetselt mõtled praegu? Kas sa tahad neid? Jaa, see on väga fine. Vaata, kui sul lähevad mingid suhted näiteks sõbrannadega untsu. Ühe korra. Mõningad on sul vist veel olnud. See olid minu jaoks kõik üks punt. Vot siin on see koht lihtsalt, et jällegi, aga miks sa lased omale ligi selliseid inimesi? Just. On ju. Aga selle õppetunni ma saingi. Aga teinekord ongi see, et siis me laseme uuesti ja siis inimesed ka küsivad, et miks ma kolistan mööda neid ämbreid?
Aga vaata, see ongi see, et mingid kogemused sa oled valinud omale siin elus, mis sa pead kätte saama. Sina oled tõenäoliselt väga palju valinud omale lihtsalt selliseid kogemusi, kus sa pead ära õppima, millised inimesed ma lasen omal ligi ja millised ei lase, eks. Et nii kaua sa lased neid omal ligi, kuni ühel hetkel on sul karikas täis ja saad aru, et kõik me ei taha siukseid rohkem. Teisest küljest on see, et tead, ma olengi elanud oma vahukoore ja unicornide maailmas roosade prillidega. Okei, nad saavad mul ühe korra haiget ära teha, aga ma ei kavatse sellepärast oma südant panna kinni ja karta, et äkki nüüd keegi, ma ei tea, läheb veel kuskile blogisse mu saladusi avaldama. Mine siis. No jumala eest mine. Ja siis ongi selge, sain teada nägemist järgmine, et miks ma peaks ka mingid vigu kohutavalt nagu läbi elama. Ei peagi. Et selle palli, nii selle ma tõrjusin ära. Meestega ma olen nõus, erineval moel olen haiget saanud, aga selle aja jooksul, kui oli minu viimane avalik lahkuminek, mis see oli 2-3 aastat tagasi või? Ma ei mäleta, ma olin kogu aeg purjus, siis nagu sorry. Siis selle aja jooksul on tulnud nii palju nii ägedaid mehi, keda ma olen hoidnud alati avalikkuse eest. Vaata, kui tubli õppetund selles sulle, et sa hoiad nüüd. Ja sama, et kuidagi, ma olen nii palju aru saanud, et okei, ükskord läks teisest küljest hea saade oli, nagu ma olen vaadanud isegi uuesti seda, et ma ka ei karda, lihtsalt kindel on see, et mida ma võib-olla tegin toona seal valesti, oligi see, et ma ei kuulanud oma nagu südame häält ja tekkis see nagu mingi ärevus. Mul on kusjuures nagu küsimus, et kas see ärevus ja südame hääl, kas sul kunagi tekib seda, et sa nagu ei ela oma südame häälega kooskõlas? Iga kord saan vastu näppe, rõvedalt. Iga kord, kui ma ei kuule oma sisetunnet, ma saan vastu näppe ja väga valusalt. Kuidas sa ennast oma praeguse kihlatu tulevase abikaasani, kas sa oled kunagi tundnud ärevust? Temaga, see on teistmoodi ärevus selles mõttes. Tead, kuidas sa saad aru, kui sa päriselt... Sa vaat sellest nägu särama, see on juba esimene märk. Ja kuidas just inimest päriselt südamepõhjani armastad. Kui sa kardatast ilma jääda lihtsalt sellepärast, et elu ta võib sult ära võtta. Ma lugesin eile sama asja. Kui sa oled toksik suhtes, siis sa kardad, et ta umbes ala petab sind. Kui sa oled õnnelikus suhtes, su suurim hirm on see, et temaga juhtub midagi. Ma just täpselt eile sama asja mõtlesin. See on siuke naljakas asi, kus mul on tekkinud täiesti, et palun reisime koos, teeme asju koos lihtsalt, on ju. Ärme ületa kuskil kiirust, ärme tee siukseid asju lihtsalt, et kui sa loed umbes sõnu peale nagu lapsele, et kui sa lähed sinna, siis vaata ikka 2 poole, kui sa lähed üle tee ja nagu siuke asi vaata. Et see on see lahe tunne, mida ma ei ole mitte kunagi enne tundnud oma elus. Kaua te koos olite enne, kui te kihlusite? 8 kuud. Ja tegelikult väga okei aeg ju. Vaata, me oleme väga traditsioonilised, et esimese aasta jooksul, kui see on õige inimene, sa tunned ära ja sa kihlud taga. Pärast kihlumist üritad aasta aja jooksul abielluda. Tänapäeval on see lihtsalt võib-olla siuke, aasta väga lühike aeg minu arvates, et midagi sellist organiseerida. Kas sa ise siis teadsid nagu ette ka kuidagi nõiana, et nagu probabli tuleb või? Selles mõttes ma teadsin, et tuleb sõrmus ja meie kohtumine oli üldse väga huvitav, et ma sellest küll avalikult selles mõttes ei räägi, aga kui ma inimest esimest korda nägin, siis ma teadsin, et me sureme ka käest kinni. Tegelikult ka või, issand kui armas, sa oled tõesti, sa nagu haksime armastusest rääkima, kohe läks kuidagi ruum, läks nagu särama. Issand jumal, aga kas sa usud sellist nagu ongi nagu kokkumääratust ju ka, eks ju? Kindlasti. Ja kas see mees, kellega sa abiellud, peaks olema sinu peegel või kuidagi see, kes sind just nagu yin ja yang ette nagu täiustate, vaata? See on huvitav küsimus, sest et ma arvan, et ta on siuke segu 7 sellistest asjadest, et ma tunnen hästi palju ennast temas ära ja mulle meeldib see, et temas on nii palju selliseid võib-olla osasid siis või külgi, mis tahavad või panevad mind tahtma olla parem inimene. Ja ma ka olen parem inimene. Nii ustun, aga tegelikult nii on. On ju. Ta on, aga see lihtsalt toimib niiviisi. Kui vaata suhete puhul on see, et kui inimene, mida ma näen väga palju, tülitsevad palju suhtes ja igas inimeses on koletis olemas. Sinus on see olemas, minus on see olemas, kõigis on see siin olemas, on ju. Aga kui sa satud kokku inimesega, kes toob selle koletise sinust välja, siis nende inimeste kohta öeldakse, et nad on nagu teemonid sinu elus. Et hoia eemale. Kui sa näed, et ta toob sinust välja selle, mida sa mitte kunagi ei taha endast välja tuua, siis nagu jookse nii kiiresti ja nii kaugele, kui sa suudad.
aga kui inimene tekitab sinust selle tunde, et sa muretsedki täpselt sellepärast, et kas ikka vaatad 2 poole enne, kui üle tee lähed, siis see on see päris, on ju, et kuidas ära tunda. Aga jällegi, kas küsimus, mida mul tihtipeale ka küsitakse, on see, et kas kõigil on selline armastus määratud? Ei ole. Kõigil ei ole määratud päris armastust elus, sest et inimesed tulevad siia täiesti erinevate kogemuste pärast ju. Me tuleme siia jumal teab kui palju kordi tagasi, seekord tahan sellist kogemust, seekord tahan sellist kogemust, on ju. Et mina tean, et minu selle elu eesmärk oligi see, et leida omale siis inimene, kellega päriselt see pere luua ja seda ka koos hoida. Sest eelnevalt ei ole ma seda suutnud. Mis sa arvad, kuidas minul romantilises plaanis läheb? Ma arvan, et kui sa lõpuks saad kätte selle rahu, mida sa oled tegelikult ju tükk aega otsinud, siis ongi ta tegelikult käes ja see tõmbabki ligi. Mis sa arvad, kas see mees on mu elus olemas juba? Ta võiks ju olla. Eks sa ise tunned, kui sa hakkad muretsema, kuidas ta üle tee läheb, siis on see sinu aeg käes. Aga võib-olla sul, vaata nagu sa ise ka enne mainisid seda, et see vahukoor ja need unicornid ja asjad, teinekord on vahukoore asemel on see midagi muud ka seal parem ja ei pea olema unicornid. Seda ma mõtlesin sõbrannade võivad olla mustad pandakarud seal. Vaata, mina näen seda, et õige mees toob minus välja sellise, tõesti ta nagu rahustab mu keha keemiat ja ta kuidagi paneb mind tihti peale niimoodi tundma, et ma ei taha üldse nagu meediamaastikul tööd tehagi, sest see on nii... Sest ma ei taha nagu samas ka öelda, et kas see on nii mürgine. Teisest küljest on see, et ma tean, et see meelelahutusmaastik on nii ilus ja kui ma ongi nagu ringi reisisin Eestis, ma nägin neid päris inimesi, seda soojust ja seda siirust, aga lihtsalt sotsiaalmeedia kaudu ja nende uudiste kommentaariumid ja kõik see kuidagi see, kuidas meedia keskendub ainult negatiivsele, siis mul tekib see, et kui ma olen armunud, ma ei taha üldse postitada mitte midagi, ma ei taha kuskil olla, ma tahaks olla ainult oma õnnemullis. Kuidas sellest üle saaks? Kui avatud sa nagu oled, siis kõigele, eks, et tegelikult sa ei pea olema ju nii avatud. Inimesed, kes kommentaariumites sõna võtavad, nende arvamusi loe tegelikult mitte kunagi, mitte kellelegi mitte midagi. Seda küll, aga üldse kuidagi ma näen, et see energeetiline juju on nagu nii madala võnkega, et ongi iga kord, kui nagu mina tahan justkui teha head ja jagada positiivset, siis kuidagi ma tunnen see evil eye nagu vaatab. Kas ma olen imelik, aga ma tunnen seda evil eye'd, et ma kujutangi ette, et kui ma kunagi saaks nagu lapsed või kui mul olekski mees, ma kindlasti hoiaks teda ja tegelikult ma olen kõik need ajad ka hoidnud kõiki oma kallimaid meedia eest. Aga see ongi õige selles mõttes, et nemad ei ole ju avaliku elu tegelased, neil ei olegi sinna asja ja just selle kurjuse eest ju tegelikult väga palju õnneks Eestis saab kaitsta, sellepärast et meil Eestis on selle koha pealt, mina ütlen küll, et meil on nii normaalne meedia, et kui sa palud, et kuule, ole palun kallis, ära pane minu kaaslase ees nime sinna või perekonna nime sinna, et ta ei ole avaliku elu tegelane, ta ei soovi sellest osa saada, siis meie ajakirjanikud arvestavad seda. Just, ja ikkagi see laste pildistamine meil on ka ikkagi piisavalt kontrolli all. Et kui me vaatame, mis mujal maailmas toimub, on ju. Lastel on suured mingid flashid on näos selles mõttes, aga ma arvan, et see on proportsionaalne sellega, kui palju ka välismaa staarid teenivad. Nad on ikkagi miljardärid, eks ju, Kim, Bill Gatesid, kõik Zuckerbergid, need on miljardärid. Aga päeva lõpuks on ka nemad inimesed ja sul ei ole hea tunne, kui su kodus puu otsas ripub mingisugune inimene ja üritab pildistada sinu nagu privaatruumi, siis see ei ole tegelikult okei, eks. Et aga see, et meil on, vaata, ma mõtlesin, täna hommikul tuli see mul millegipärast pähe ja et ma tahan sulle sellest rääkida, kuidas kui me võtamegi need inimesed, kellel on kogu aeg midagi kehvasti öelda, siis vaata... Jube, seda ütleb, ma olen igat pood raamatust lugenud ka, et väldi neid inimesi, kellel on kogu aeg probleemid. Ma olen täiesti nõus. Aga need, kes ütlevadki pidevalt halvastivad, inimesed jagunevad tegelikult 2. Meil on inimesed ja meil on inimloomad. Sa ei pea neid inimloomasid kuulama, sest et nemad töötavad ego pealt. Ehk siis, kui mul on ego kõrgel ja kõik on hästi, siis on enam-vähem okei, on ju, kui see ego on madalal, kõigile sutskan nii, kus jaksan, on ju. Need on need inimesed, kes tulevad oma tööpäevalt koju, ma alati naeran seda, kuidas ma kujutan endale ette, kuidas see netikommentaator tuleb oma tööpäeval läbi, on ju. See oli nii halb ja nõme, kõik on seal halb ja nõme, on ju, siis ma istun koju, võtan oma mingi supikausi ja siis ma lähen sinna Delfisse ja vaatan, kellele ma saan halvasti öelda, on ju. Ja ma olen jälginud, kuidas seal on mingisugused inimesed, kes on konkreetselt ühed ja samad kogu aeg ja kõigile ühte sama lihtsalt. Härra Jepsu, live forever, härra Jepsu. No, et nemad jäävadki sinna. Siis meil on inimesed, kes lihtsalt on selles mõttes jagunenud seest nii-öelda naiseks ja meheks on ju naispool, mis on emotsionaalne, meespool, mis on praktiline ja see toimetab
ja seal ei ole seda vajadust käia ja öelda kogu aeg kellelegi halvasti. Pluss sa oled ise endaga rahul, tegeled endaga, on ju normaalne inimene. Mis sulle kommentaariumis öeldakse üldse kõige rohkem? Ma ei tea, ma ei loe neid, kusjuures ma juba ammu ei viitsi neid lugeda, et mul on paar sõbrannad, kes teinekord vaatavad lihtsalt üle, et ala, et kui on nagu päriselt nagu pahasti, et siis saab nagu reageerida nendele. Aga üldjoontes mind ei huvita, aga mis on, oota, ma mõtlen kohe paar tükki, mis mul on meelde jäänud aastate peale. Üks oli see, et enne kui ma hakkasin tõsiselt oma kaaluga tegelema, siis üks meesterahvas vist äkki ütles, et see Timmer, näed, on oma tütre ka paksuks söötnud. Ma hakkasin niimoodi naerma selle peale, et kuulakene, ma olen täiskasvanud naine, ma ei kõgisin ennast ise paksuks, vaata. Selles mõttes, ema ei käinud mul suppilusikaga viinereid sisse söönud. Kuidas sa üldse juurde võtsid, mida sa sõid siis? Ma arvan, mida ma ei söönud. Minu selles mõttes võib-olla kaalutõus väga tugevalt algas sellest, et kui mul lõppes ära liikuv töö ja istuv töö, ehk siis ma olin ju tegelikult, ma olin ju iluteenindaja aastaid. Tegelikult, mis sa tegid? Ma tegin ripsmeid, ma tegin kulmusid, ma tegin jumestusi on ju ja see istuv töö ja ma olen väga töökas. Väga-väga töökas, ehk minu jaoks ei ole võõras teha 14-15 tundi järjest tööd. Ja seda ma nagu olen endalt alati nõudnud, ma pean olema väga töökas. Ja eks see nagu viis selleni, kus sa jälle lihtsalt näksid seal midagi, šokolaad on muidugi just enne naersin suga, et palun ütle mulle, mis on see valem, kuidas saab magusast lahti. See on kõige hullem. Mul ka magus on kõige hullem. Paksuks sõgisin ja ma arvan, et kindlasti ka see veinitamine, mis on ju tüüpiline sõbrannadega veini, siis seal peab olema snäksid juures ja need näksid on ju kõige hullemad, on ju juustukesi, vorstikesi. Esiteks me olen mitte kunagi olnud see inimene, kes nagu mina, kui ma sain ennast paksuks, siis ma pigem sõin sellest, et keha oli nii stressis, et ma näljutasin hästi palju ja siis ma sõin nagu valimatult. Ja kõige nõmedam on see, et kui ma olin paks, oleks ma saanud nautida mingid pitsasid. Ma sõin nagu reaalselt mingisuguseid, ma ei tea, mingi pähklivõid nagu lusikate kaupa, vaata, ajukeemia oli nii paigast ära, et ma mõtlen tagasi, et ma oleks võinud vähemalt siis mingid pitsasid süüa, ma ei söönud ja saad aru, ma olin veel niimoodi, et ma näljutasin ja siis ma sõin kohutavalt üle mingi täiesti mõttetust toidust, mis on isegi veel tervislik toit on ju, ja siis läksin veel jooksma, siis näljutasin ennast uuesti nulli, et siis seda sama asja teha uuesti. Ma tegin nii valesti, ma oleks võinud tõesti nagu olla mingi ma ei tea, siidrit juua, no niikuinii kui pekkis, ma oleks viitsin trenni tehagi nagu reaalselt, kui ma juba olen seal kohas, siis ma pigem nagu võtangi selle aja ise endale. Aga kas sina võtsid alla Ozempikuga või? Jah. Väga laetud aus. Minu meelest ka nagu reaalselt. Ma ei ole sellest kunagi nagu aru saanud, et mis siis on? See on minu keha, minu valik. Ma teen trenni. Aga räägi, kuidas see nagu välja näeb? Kas see nagu süstid midagi või sa nagu tabletti? Ma olen proovinud mõlemad. Ma olen proovinud rabeelsust ehk siis tabletti, ma olen proovinud ka Ozempikut ehk siis süsti. On ju. Aga kuidas see nagu käitub su organismiga? Nagu iga päev pead nagu tegema siis mingi süsti või? Ei, Ozempiga on see kord nädalas, rabeelsusega sa võtad seda lihtsalt korra päevas. Võtad tabletti ja süst on siis korra nädalas, niipidi. Ja siis võtad lihtsalt alla. Neid on igasuguseid erinevaid ravimeid on veel, mis on kuule, miks ma seda fit modelit tegin? Kõlab suht hästi, nagu ma tean ausalt. Aga ega ta ei ole selles mõttes mingisugune imeasi, et sa muudku süstid ja võt siis lähed väga kõhnaks, on ju, et ei. Aga mis ta isu siis reguleerib? Isu siis, jaa, veresuhkruga. Ta viib selle GLP ühesõnaga selle hormooni alla. Jaa, su veresuhkruga, et see läheb paika sul ilusti ja ei ole neid isusid nii palju ja siis tõmbab juba magu kokku, sest et sa ei jaksa nii palju süüa, on ju. Ja kus juures ta mõjub ka, ma tean, et seda uuritakse tänaseks päevaks, et sellega ravida ka alkoholismi, sest ei saa sellega alkoholi tarbida. Ei saa või? Paha hakkab. Hakkab siis või? Hakkab küll. Jood oma 1 klaasi veini ära küll, rohkem ei taha. Tõesti ei taha. Kaua sa võtnud oled seda ja palju sa alla oled võtnud? Issand, ma olen seda tarbinud tänaseks päevaks 1,5 aastat või? Tegelt ka või? 20 kilo on ilusti maha läinud. Ma isegi ei jälgi enam nagu kilosid, see ei ole minu jaoks oluline. Ma näen seda, et mulle lähevad riided selga ja ma ostan aina väiksemaid numbreid. Okei, ja tahad veel võtta alla või? Jah. Mis kaaluni või mis nagu suuruseni? Ma tahaks ideaalis 19 kilo veel alla võtta. Ehk siis umbes siis, kui minu kaalus tagasi olla tuleb, siis okei. Ei, ma võin olla mingi 3 geishaga lubada. Aga kaloreid lugeda? Ma jälgin süke nii ja naa, et ma tean, et kui mul on näiteks õhtul restorani minek, siis ma hommikul ujun 10 otsa rohkem. Ma käin ujumas, mulle väga meeldib ujuda. Et see mõjub kogu kehale, ma näen, kui palju seal kaloreid mul kui läheb selle 45 minutiga, mis ma ujun. Et see ja see annab väga hea enesetunda mulle tõesti. Ja millal sul pulmad umbes on, mis vahemikus, nagu, et kaua sul on aega? 2026 suvi. Ehk siis järgmine suvi või? Siis sul on aega 19 kilo võtta, kui kenasti alla nagu. Ja Eestis? Eestis.
mina olen selle poolt jah, pigem Eestis, et kuna me mõlemad juured on meil siin ju ja siit pärit ja siis teeme ikkagi tahame suhteliselt sellist maalähedast, ma arvan, et kõik eeldasid ja arvasid et kohe, et mul kindlasti tuleb mingi mõisapulm ja must kleit. Ei. Mõisapulm ja must kleit. Ei tule, ei taha. ei, meil on koht on valitud ja väga klassikaline ilus ja ajamegi taga pigem rohkem sellist klassikalist ilusat, tagasihoidlikumat. Kes oleks arvanud minu puhul? Väga lahe. Sellisel juhul ausalt, aitäh sulle Merili Timmer tulemast ja aitäh selle eest, mis sa teed, aitad Eesti inimesi. Ja oota, viimane küsimus veel. Nii. Mis varasuhte te võtate? Lahusus. Lahusus, jah. Aga meil on tänaseks päevast ühist vara juba on, nii et... Väga hea, sobib. Aitäh teile. Aitäh.